Tere kaunist päeva, üks vägi. See vägi, see jõud, täiesti puhas, tingimusteta armastus, täiesti puhas, lõdvestunud, kergus, rõõm ja hiilgus. See essents, mis meid kõiki ühendab. Tere päevast, kallid. Üks vägi, rahvas. Elle on esimene, kes on eetris. Elle tuli esimesena nähtavale. Mul on suur rõõm teid siin näha. Tere, armas rahvas. Vaatame, kas ma teid ka näen Facebookis. Näen küll. Tere, tere. Kutsume kõiki siia täna, sest täna on üks suur oluline asi, mis tahab tulla nähtavale. Tere, Ingrid. Tere, tere. Tulge siia, armsad. Panin täna pealkirjaks, mis oleks, kui sa lõpetaksid enda hinnangu allaseadmise. Mis oleks, kui sa lõpetaksid selle hinnangu allaseadmise, raamipaneku, äraotsustamise või järeldamise. Ja hakkaksid hoopis avastama rohkem oma sära. Tere, Hedi, kallis. Kust te vaatate? Tere, Liina. Kust kohast te vaatategi, jagage mulle. Mis oleks, kui? Sest et mõistus tahab ütelda, et ma ju ei anna endale hinnanguid. Mina ei anna endale hinnanguid. Aga mingisugusel hetkel tekib see teadlikkus, et märkad, et sa kritiseerid iseennast või siis sa ütled endale asju, et sa ei saa või sa ei oska. Mul on siin külalised, väiksed lapsed, kes ümberringi viskavad, et võib-olla on kosta. Aga et mis oleks, kui täielikuks lõdvestuks ja hakkaksid avastama oma sära. Mis oleks, kui see võiks olla sinu uus inspiratsioon? Oled sa siis naine või oled sa siis mees? Hakkaksid avastama oma väge. Seda väge, mis teeb sinust sinu, täpselt sinu moodi. Ja hinnang ei ole kunagi tõde. Isegi siis, mis tundub väga tõene. Eile ma rääkisin sellest strateegiatest ja kõikidest nendest asjadest. Et hinnang on lihtsalt üks vaatenurk. Lihtsalt üks vaatenurk või vaatepunkt. Punkt, üks aspekt, millest kinni hoides kui ainsast vaatepunktist, kuidas sa ennast näed või kuidas elu võiks või peaks olema või kes sa oled. Sellega sa lood oma reaalsust. Et igasugune hinnang, mille sa kinni hoiad kui tõest, ei lase sul näha ega avastada seda sära, kes sa tegelikkuses oled. Tere, armsad. Mis on nüüd nõutav, et kõik tuleksid eetrisse? Vaatan, et Hendrik on postitanud siia ühe video eile. Üks vägi gruppi ja ta on kirjutanud siia siis sellised sõnad, et elujõud, mis kestab aastakümneid, algab siit. Üks lihtne, aga sügav ja tõhus teadmine, mis muudab su keha, närvisüsteemi ja tulevikku, et elada kaua, tõsta raskeid raskusi. Nüüd räägib üks mees. Seda ütlevad kõik maailma tippterviseeksperdid ja jah, see kehtib ka naiste kohta. See kehtib ka naiste kohta.
ja kui sa soovid elada kaua, tõsta hantleid ja kange, aga mitte iga päev ja mitte tundide kaupa ja mitte ennast sodiks tõsta, vaid 1-2 korda nädalas harjutuse seeriatega ja nii edasi. Keha ärkab ja tunneb oma väge. Keha hakkab ärkama. Me rääkisime meile kehast, et sa tuleksid kehasse ja see annab impulsi, et keha molekulid hakkavad aru saama, et oh my god, siin on elu. Sest et mina olen 2 aastat teinud treeninguid ja see on toonud välja mu sära reaalselt. See on olnud tohutu impulss sellele. Ja ta kirjutab veel, et tarkus ei lõpe siin, et naiseliku keha kohta teab tarkus ka seda, et naise kehad vajavad ka pehmust ja voolamist. Seepärast hüppa, lendle, kergle iga päev vähemalt 20 korda. Tantsi, pane muusika käima, hüppa, tee kõike seda. Isegi kui sa oled ihuüksi või kui sa oled seltskonnas ja kui sulle tundub see imelik kuskil seltskonnas töö juures, mine vetsu, mine tualettruumi, tantsi seal peegli ees. Tundub naljakas, aga see tohutult tõstab su sära. Ja see äratab su fastsia, elujõu ja naeratuse, ütleb Hendrik. Ja see on see, mida lapsed teevad loomulikult. Panete tähele, kuidas nad hüppavad. Ma tuli siia Miia külla ja ta kogu aeg hüppab ringi. Ja see hoiab nende keha pehme ja rõõmsana. Et ma lisan omalt poolt veel midagi, mis ühendab need 2 maailma. Tai Chi on üks aeglane teadlik liikumine, mis rahustab meelt ja tugevdab juurt. Ehk siis naised, et ma valmistan praegu ette siis kõikide Lady Grace programmis osalejatele siis sellist ühte lisaväärtust, mis tuleb siis sellesse coachingusse, kus me hommikuti hakkame kõik koos tegema pool tundi aktiivset liikumist läbi Zoomi, või kes tahavad hommikuti tulla minu juurde koju. Et teeme seda koos, sest ma teen seda nagunii, ma juba teen seda 2 aastat. Et siis äratada üles see keha. Ehk siis Hendrik soovitab, Hendrik on siis eliitmehed liikumise asutaja, nagu mina siis olen Lady Grace, on ju. Me teeme tihedat koostööd, me oleme väga-väga lähedased sõbrad ja hinge vend ja õde. Ja me loome läbi teadlikkuse, tema siis läbi iseenda ja meeste ja mina siis läbi iseenda ja naiste ja samal ajal siis me kasvame koos ja toome siia sisse mehelikkust ja naiselikkust, tema tarkust, mehelikku tarkust naistele ja mina siis naiselikku tarkust meestele, palju siis tema kogukonnas. Aga kokkuvõttes siis ütleb Hendrik sedasi, et liigu mõõdukalt iga päev vähemalt 40 minutit. Loodan, et sa teed seda jala. Tõsta raskeid raskusi jõutrennis 1-2 korda nädalas. Hüppa, põrkle, tee fastsiat, painutusi, venitusi 20 korda, vähemalt 10 minutit. Iga päev. Ja lisa sisse pehmus, venitused, tants. Et selliselt jääb keha alati nooreks, meel selgeks ja süda rõõmsaks. Ja jaga kommentaarides, millist nendest liikumistest sa homme valiksid. Et Hendrik tuleb varsti meie ette rohkem selle teemaga, et rääkida kehast ja keha võimekusest ja naiste keha võimekusest. Ja me räägime siin edasi siis sellest kõigest, et kuidas hakata avastama oma sära ja loobuda hinnangutest. Tere, kallis Ave ja kõik teie, kes te vaatate, teid on seal 11 kokku hetkel ja kõik, kes vaatavad pärast järgi, nagu nii vahva. Aga kui me tuleme nüüd selle teadlikkuse juurde, naised, meil on vaja nagu mäletada mõningaid asju. Üks asi on teha midagi ja olla sellest teadlik ja teha neid asju. Sest et see äratab sinu keha energia, eks ju. Ja siis nad saavad selle vahepeal kokku, su teadlikkus ja siis su keha, see tegemine ja olemine saavad kokku ja see saab hakata õitsema. Aga siis rääkides, et hinnang ei ole kunagi tõde. Et see on ainult üks vaatepunkt, mille põhjal sa lood oma elu.
aga kui sul on nii palju võimalusi, lõputult võimalusi ja sa hakkad mäletama neid võimalusi, siis sa tegelikkuses lood oma elu. Et hinnangu kohta mõned siuksed, kuidas öelda, siuksed mõtted, mida on äge teadvustada, on siis, et hinnang, mis on hinnangute vastand, siis ütleme siis niimoodi, et hinnangute vastand, mis on? See lihtsalt on, vist kõik on võimalik. Et siin ei ole ühtegi õiget ega valet asja, vaid see kõik lihtsalt on. Ja tarkus ütleb seda, et kui sa küsid, et mis on siis see valik, kui kõik lihtsalt on, mida sellest lõputust põllust ja kandikult, mis sul siin ees on, mida sa sealt valid? Ja sa tunned ära selle siis, kui sa tuled kohale, mis tegelikult on tõde. Sest tõde tuleb alati kohalolust, vaikusest ja rahust, kui sa lased asjadel olla. Sa saad lasta asjadel olla siis, kui sa tuled hinnangust välja. Enesehinnangust välja. Eks ju? Hinnang ütleb alati, see on õige, see on vale. See on hinnangu baas. Aga teadlikkus ütleb, see lihtsalt on. See lihtsalt on. Kõik lihtsalt on. Isegi hinnang lihtsalt on. Ka hinnang pole vale. Ega õige. See lihtsalt on. Just. Ja kust me siis need hinnangud tulevad? Teate küll. See süsteem, see maailm lapsepõlvest, ühiskonnast, kogemustest, kus sa tundsid häbi või süüd või hirmu. Hinnang tuleb võrdlusest teistega ja siis see juba ongi hinnang, sest muidu sa ei saakski võrrelda, sest see kõik baseerub hinnangutele. Kogu võrdlus alati baseerub hinnangutele, eks ju. Soovist sobituda, soovist olla armastatud ja aktsepteeritud. See kõik tuleb hinnangust. See on hinnang. See tuleb kultuurilistest normidest ja identiteedist, et see nüüd olen mina, eks ju. Ja hinnanguid on igasuguseid. Noh, lihtsamad, kõige igapäevasemad näited, et vahel ma isegi ei tunne neid hinnanguid ära. Ma toon need meelega siia ette, et sa saaksid aru, kus sa annad endale hinnanguid selle asemel, et avastada oma sära. Et näited hinnangutest on siis, et ma ei saa sellega hakkama või ma olen liiga palju või liiga vähe, ma olen liiga aktiivne, ma olen liiga. Ma peaksin olema juba palju kaugemal, ma olen juba sellises vanuses, ma peaksin juba kõike justkui oskama. Ma olen nii kaua teinud teadlikkuse ja enesearengu tööd, aga ma pole ikka veel jõudnud sinna, kus ma võiksin olla. See on kõik hinnangud. Ma ei oska, ma ei tea, ma pole piisav. Need on kõik hinnangud. Või siis ma pean olema hea ema, hea partner ja töötaja. Et isegi positiivsed hinnangud on hinnangud. Ja kui see on nagu jäävad nagu kinnistunuks, nad lukustavad, et kui sa seda pikka aega endale ketrad, et näiteks ma olen väga tark või see hakkab piirama su voolamust, see hakkab piirama su elu, õppimist ja südant ja haavatavust ja kõike seda. Vot, aga siis kuidas siis hakata avastama oma sära? Üks asi on kuidas, on ju, aga teine asi on see valik nii-öelda. Et üldse miks? Et see kuidas tuleb tegelikkuses, see ei ole mingisugune uus programm, mis ma teile õpetan, et sa peaksid nüüd justkui seda tegema. Asi ei ole selles. Asi on lihtsalt otsuses. Ja siis kõik ilmub su ellu. Et miks hakata seda tegema? Miks hakata oma sära avastama? Sest hinnang ei loo mitte kunagi. Mitte kunagi. Enesehinnang. Ja sinu sära ei vaja parandamist ega fiksimist. See ei vaja seda. Ega mingit avastamist. See juba on. Sinu sära on tarvis mäletada.
ära tunda, taastunda. Lihtsalt võtta välja ja kehastada seda. Ja seda, mis ei lase seda teha, ongi enesehinnangud. Ja kui sa loobud enesehinnangutest, igasugustest enesehinnangutest, mis on ka lihtsalt üks valik, siis sa juba särad. Sa lihtsalt saad naerda kõige üle, mis su elus on, kus sa oled mingid asjad teinud tähtsaks ja raskeks ja see ajab lihtsalt naerma. Ühel hetkel sa hakkad aru saama sellest, et kõik, mille sa oled nii tähtsaks teinud iseenda elus iseendana, see on huumor, reaalselt huumor. Et sinu elu ja looming ja suhted muutuvad nii palju kergemaks, kallis, voolavamaks ja sügavamaks, kui sa lihtsalt võtad ennast vastu sellisena, nagu sa oled. Siis need hinnangud hoiavad su sära tagasi. Et kuidas seda näha kui valikut? Ma nagu räägin palju sellest, et see on valik. See ei ole mingi teraapiatöö, et sa pead käima 100 aastat teraapias. See on lihtsalt valik. Me oleme sündinud siia maailma ja see, mida meil on õpetatud, on see, et me ei mäletaks oma väge ja et me ei mäletaks seda, et ma võin valida kogu aeg olla ehe, päris, luua kõike, valida kõike, valida kõike, valida kõike. Ja nüüd me justkui õpime uuesti tegema valikuid, sest et see programm, milles me oleme elanud, see on pannud meid unustama, et igal sekundil saab teha teadliku valiku endana, enda tõest. Kuidas siis see on valik? Kuidas näha seda kui valikut, hakata avastama seda? Et mõistus ütleb, et issa, ma ju ei saa, ma ju ei oska ja mul pole midagi, mis võiks olla särav, mida ma võiksin leida. Minu elus ei ole midagi säravat, mõtleb su peakene, sest et su ümber on kõik see, mis peegeldab sulle, et siin ei ole mingit sära. Kuidas ma seda avastama saan hakata? Aga see ongi hinnang. Hinnang tundub väga tihti väga suur tõde. Mis siis, kui ei ole see tõde? Mis siis, kui see on lihtsalt üks harjumuslik reageering, mida sa oled harjunud tegema? Ja kui sa seda vaatad selliselt, siis sa saad aru, et kas ma olen praegu autopiloodil või ma olen harjunud nägema seda iseendas ja ümberringi. Väga hea küsimus, saad kohe teadlikkuse sellest. Ja kui sa näed, et hinnangute andmine on harjumus sellest hetkest, siis sa saad näha ka seda, et sellest väljumine on samuti väga lihtsalt võimalik. Ennem sa seda ei näe. Sest niikaua, kuni me oma lugudega kaitseme oma maailma, et ma ei oska, see on lugu, ma ei saa, see on lugu, mu ümber on sellised inimesed, see on lugu, sellepärast et see on lugu, see kõik on üks lugu, mida me kasutanud, oleme õppinud kasutama, et kaitsta oma kinnistunud vaatepunkte, millega me kaitseme valesid, mida me usume tõena ja väldime seda sära, kes me tegelikult oleme. Kõik meie. Aga kui tõesti on nüüd see koht, et ma ei näe mitte kuskil seda sära, siis üks hea küsimus iseendale võiks olla see, et mis on minu jaoks nii loomulik ja kerge, et ma isegi ei pea seda mingiks eriliseks asjaks. Mis on minu jaoks nii loomulik ja kerge? Tunneta seda. Et sinu sära ei pea välja nägema nagu Hollywoodi staaril, mõistate? Või nende
definitsioonist, versioonist, briljantsusest. Et meedia ja maailm näitab sulle, mis tähendab sära, glamuur. Üldse mitte. See on lihtsalt üks võimalikkus. Aga see ei ole tõde. Sinu tegelik sära on absoluutselt midagi muud. Sinu puhtus on absoluutselt midagi muud. Eile me rääkisime sellest strateegiast, et kuidas hakata, kuidas nagu me loome strateegiaid, et siis saada midagi, mida me usume, et me peaksime saama. Või me tahame midagi, mida teised tahavad, et me tahaksime. See ei ole tõde. Mis tuleb sinu seest, kallis? Ja sinu sära võib olla sinu rahu, näiteks, hoopiski. Sinu sära võib olla sinu kohalolu või sinu sära võib olla sinu naer või sinu sära võib olla sinu silmavaade. Sinu sära võib olla sinu kõne, sinu hääl. Sinu sära võib olla sinu puudutus, sinu lahkus. Sinu sära võib olla vaikus. See kõik võib olla su sära. Vaata seda, mis on sinu sära tegelikult. Hakka seda avastama. Ja vaata neid kohti, kus teised sind imetlevad. Ja sina seda ise võib-olla ei näe. Võib-olla seal peitubki su sära. Miks me ise ei näe seda kui valikut? Miks me ei näe seda kui valikut, et hakata seda ise teadlikult nagu nüüd avastama? Miks? Sest meid on õpetatud enesekriitikuks ja õpetatud olema enesekriitiline sellepärast, et see justkui on arenguks tarvilik asi. Tunnetage, kes tunneb ära selle iseendas. Sa pead kogu aeg ennast kontrollima, et olla parem, et olla enesekriitiline. Miks me veel ei näe seda kui lihtsalt ühte valikut, et ma võin valida, avastada oma sära ja seda nagu vastu võtta ja seda tunnistada kui väärtust iseendana, ehedusena. Miks? Miks me ei näe seda kui valikut? Sest et ühiskond premeerib meie sobitumist, mitte sära. Ühiskond premeerib meie sobitumist, mitte sära. Tunnetage selle lause sisu. Väga lahe on, kui te kirjutaksite siia, millist sära teie näete teistes. Kirjutage seda siia. Kui te siin grupis kedagi isiklikult tunnete või kogete või teate kedagi siin grupis, siis kirjuta, mis on see sära, mida sina näed temas. Eks ju? Et see annab sulle nagu aimu sellest, kuidas hakata seda iseendas nägema. Eks? Miks veel me ei näe seda kui valikut? Miks me ei ole seda kunagi teadnud, et see on justkui valik, et hakata avastama oma sära. Mis siis on minu sära? Milline see on, milline see välja näeb, kuidas see tundub? Sest alateadlikult ühisväljas, endale teadmata, teadvustamata, meil on programmid, mis on seotud identiteediga. Ja normaalsus on olnud selles ühisväljas alati see, et õige on olla mitte piisav. Et alati, et see mittepiisavus on nagu põhjaks, kõige põhjaks. See on identiteet, mittepiisavus on selles reaalsuses ühisväljas väga suur aspekt. Ja see kõik on seotud teadvusega, mis ei lase sul kunagi olla kohal, vaid alati anda hinnanguid, et leida, kus sa pole ikka veel see, kes sa peaksid olema,
kus on valesti, kus on õieti, mida sa peaksid tegema. Kõik siin selles reaalsuses baseerub sellele, selle asemel, et hakata nägema oma sära ja hindama seda ise, ilma et keegi sulle plaksutaks. Täiesti ise. Ja see kohalolu, mis tekib nendes naistes, kes selles programmis osalevad. See sära, mis nendes naistes esile on tulnud, kes mul siin programmis praegu on. See rahu nende hinges ja see nii tohutu suur energiavoog, mis läbib neid. Ja see tarkus, mis avaldub ja see oraakel, kes sinus avaldub siis. Need ideed, need mõistmised, arusaamad, kõrgemad taipamised üks olemisest, naiselikkusest, mehelikkusest. See kõik leiab aset. Ja kes ei kuulanud eilset laivi, kuulake, sest see, mis ma täna räägin, baseerub sellele, mis eile rääkisin. Ma soovin näha säravaid inimesi maailmas rohkem. Sest mida rohkem on maailmas seda sära, siis meil kõigil on parem. Ma soovin näha oma liivakasti mängukaaslasi. Ma soovin näha neid naisi, kes mäletavad. Kes mäletavad, kus me tuleme ja kuhu läheme. Miks me siin oleme. Ma soovin näha neid naisi, kes iga hingetõmbega tunnistavad oma soosugusust. Selle hingena siin kehas. Selle lahkusega siin hinges. Nende töökate kätega ja valmidusega olla kohal teiste naiste jaoks. Lükata kroone pähe viltu, kui kellelgi on kroon vähekene kaldunud peas. Esmaspäeval on Tallinnas üks majas Lady Grace'i õhtu naistega. Ma kutsun teid kõiki kraadimisse. Sest et milline see oleks, kui sa avastaksid päriselt iseenda sära? Milline see oleks, kui sa oled selle avastanud ja teadvustanud, et sul on valik särada? Sest olles see, kes sa oled. Milline see oleks, kui sa saaksid olla kõik see, millest sa oled unistanud? Ja omada seda elu, mis su ümber on, millest sa oled unistanud. Sest see, kui sa oled selle sära avastanud, siis see sära hakkab kasvatama seda aeda su ümber, millest kõik alguse saab sinu elus. Sest see sinu sees on see sära, päike on tulnud esile. Ja sa tunnistad seda. Milline see oleks, kui sa seda valiksid? Ja märka, ma olen igas laivis kutsun teid. Igas laivis kutsun teid kraadima. Panete tähele. Ja pange ka tähele seda, mis eelarvamused sul tekivad sellega. Need on hinnangud. Ja samal ajal ka teadlikkused. Märka. Miski pole õige ega vale, vaid kõik on täpselt nii, nagu peab. Ma unistan maailmast, kus ükskõik kuhu me liigume, läheme, me kõneleme hingega ja energiaga. Me julgeme kõnelda tõde
suhelda tões, luua tões. Sest armastusvalguse tõde on kohalolus, tões, kohalolus, olles kohal. Sa hakkad eristama, mis on tõde, mis on vale. Sealt ilmub kõige osas tingimusteta armastus. See oledki kõik sina. Siis tekivad valikud, sa saad hakata valima. Sest sellest valguses valikute tegemine on palju lihtsam, kui pimeduses uidates äkki miski asi läheb nagu õieti ka või nagu läheb pihta ka, hakkab looma ka. Ja kui sa oled kohal ja teadlik, siis palju asju saab su elus muutuda. Nii et kutsun teid kraadimisse, naised. Nagu nüüd on aeg, nagu päriselt ka, nagu step upida, teadvustada, astuda edasi, astuda üles, kaisutada iseennast kõiges, näha oma sära, särada täiega. Sest et maailm ootab sind. Aitäh sulle, et sa oled, aitäh, et sa särad, aitäh, et oled see kingitus, kes sa oled. Homme kohtume, homme on laupäev. Tõenäoliselt hiljem, sest et ma olen kella 12 ajal ühel lasteaia lõpu peal. Kohtume hiljem kui kell 12, ma arvan äkki kuskil 3-4 paiku. Aga ma teavitan siia siis teile seda. Ja homse teema ma varsti teavitan või annan teile märku, mis homme tuleb. Et pange ennast kirja kraadimisele ja saate enda kohta rohkem teada. Tšau!